Tere, kallid martulased, et head uut aastat teile, et jaanuar on saabunud ja koos jaanuariga saabus ka esimene lumi ja me jätkame vastame teie küsimustele. Et mõned küsimused olid saadetud otse meie linnavalitsusele ja mõned küsimused olid esitatud läbi sotsiaalvõrgustiku Facebooki. Ja täna võtame 5 küsimust, millele linnapea Vladimir Arhipov annab ka vastused. Tere! Tere päevast, head martulased! Taas jälle teiega ja kindlasti me hakkame vastama kõikidele teie küsimustele ja meelega. No nii, aga pean tunnistama, et tänased küsimused ei ole küll kõige lihtsamad. Ega need pole kunagi lihtsad olnud. Ja, aga tore on see, et julgete need esitada ja koos me kindlasti leiame vastused. Ja esimene küsimus tuli meilt Muugalt, et Daniel küsib järgmist küsimust. Pirnipuu puueste kruntide omanikud ei saa pikka aega kätte ehituslubasid. Põhjusel teed on eravalduses ning linn ei saa ehitada vee- ja kanalisatsioonisüsteemid valmis. Kuna see probleem puudutab paljusid inimesi, siis ma sooviks küsida, et kuidas edeneb selle mure lahendamine? Ja, habemega küsimus, väga selgitame veel kord. Et tegelikult linn ei ehita sinna midagi. Linn ainult annab kasutuslood, ehituslood ja teised toimingud, mis annavad võimalust erasektorile, kes on seal valdaja ja haldaja, neid tehinguid ja toimingut siis teha. Selle piirkonna probleem on selles, et need teed on eravalduses tõesti ja ühe omaniku käes, aga need kommunikatsioonid, mis on selle tee all, on teise omaniku käes. Ja ilma selle teede omanikuta see kommunikatsiooni omanik ei saa ehitada. Kuna see üks omanik ei anna teisele seda luba, siis peab linn seda probleemi lahendama. Ja meil käib juba pikaajaline kohtuprotsess sundvõõrandamise suhtes, mis võib venida, ma ei tea, veel 2-3 aastat. Ja see arendaja, kelle valduses on need teed, nõuab linnalt üle 3 miljoni euro. See on kuskil 20% meie eelarvest, nii et loomulikult me seda teha ei saa lihtsalt füüsiliselt, kui isegi tahaks. Aga samas, kuna see kohtuprotsess sundvõõrandamisega on väga pikk, siis teine samm, mis me tegime ja mis on hetkel efektiivne, on siis sundvaldus, mis tehakse ka läbi kohtu ja registreeritakse sellise asja ära ja siin me võime anda selle tõttu, et me seadsime sundvalduse, et nüüd linn võib anda ehitusloa selle veekanalisatsiooni rajamiseks, mida ka me teeme juba järgmine teisipäev linnavalitsus istungil. Nii et see protsess läheb käiku ja millal juba siis arendaja hakkab ehitama, vaadates siis silma, see on juba, ütleme, õnderida, aga ma arvan, et nii linn kui ka arendaja on huvitatud, et see oleks lähemal ajal. Ma ei julgeks praegu kuupäeva öelda, millal see projekt saab valmis, et saaks nii kasutuslood kui ka ehituslood linn väljastada. Aga samas ikkagi ühele majale linn andis kasutusloa detsembrikuus ja ühele majale annab ka jaanuarikuus. Nii et protsess vaikselt, aga liigub edasi, nii et ma loodan, et vähemalt suveks on see probleem lahendatud. Need on tõesti toredad uudised, et ikkagi see jää on lõpuks hakanud liikuma. Liikumud on hakanud, aga läheb läbi põldude ja kändude, aga protsess käib. See on hästi oluline, et linn ikkagi teeb päris palju, et lahendada neid inimesi, kes on olude sunnil lihtsalt pantvangi võetud. Ja seal on palju elanikke ja probleem on tõsine. Nii, aga suur tänu, et loodame, et sellest infos on natuke kasu, et inimestel on ka lootust. Irina Kallaverest küsib järgmist küsimust. Uuest aastast kadusid ühed sotsiaalsed toetused ja hakkasid kehtima uued. Kas te saaks anda täpsemad infot nende toetuste kohta? Jah, ma sain aru, et jutt käib praegu riigi poolt osutava toetuse, mis on siis perekondlik vajaduspõhine toetus, mida veel kord ütlen, seda eraldib riik läbi omavalitsuse ja see toetus on nüüd tõesti kadunud sellest aastat, aga samas on suurenenud siis toimetuleku toetus
nendele peredele, kelle sissetulek siis vastab selle toimetuleku toetusele. Nii et ma võin eeldada, et võib-olla mõni pere, kes on enne seda toetust saanud, aga ta ei saa praegu toimetuleku toetust, võib ka ilma jääda, aga ma tahan rõhutada, et see on ikkagi veel kord, see on riigiprogramm ja omavalitsus siia sekkuda ei saa kahjuks, aga täpsemad toetused ma soovitan teil vaadata meie veebilehel, kus on, kui te teete lahti sotsiaalvaldkonna, et seal on need toetused kõik ilusti kirjeldatud, palun sinna pöörduda. Ja veel lisaks, et selline väga põhiline sotsiaalvaldkonna teemad, kus on ka kõik toetused üle loetud, annab intervjuu meie sotsiaalosakonna juhataja Reet Taljas. Ja see teema on tõesti tundlik ja kuna infot on sellest aastast nii palju nagu muutunud, et siis me tõesti võtame kõik need uuendused nii ilusti kokku. Ja, et siis igaüks, kes antud murega kokku puutub, et saab siis süsteemset ülevaadet. Järgmine 3. küsimus saatis meile Valentina Kallaverest. Ja see kõlab nõnda. Miks bussikuupileti ostul läbi interneti võtab Temtrans igalt sõitjalt 2% kuupileti maksumusest? Et miks seda kulu ei saa katta Temtrans või näiteks linn ise? No tegelikult linn katab praegu mitte Temtransi vajadusi, vaid ta kenasti annab Temtransi nende inimeste jaoks toetused, kes meil on volikogu otsustuse kehtestatud. Ja soodustatud ja sooduspiletid ja tasuta piletid. Et miks mingi eraettevõte paneb 1 või 2% omale lisaks, et nagu me ei saa sekkuda erasektorisse, et see jääb ikkagi nende otsustada, kas seda teha või mitte teha. Et linn annab soodustusi oma linna elanikega. Järgmine teema, mida ma puudutada tahaksin, tegelikult on hästi oluline. Et selle kohta, keegi pole saatnud meile küsimusi, aga lugedes mõned postitusi Facebookis ja mõned kommentaare tekkis mul siuke mulje, et paljudel Mardulastel on siuke tekkinud arusaam, et Mardu linnavalitsuse ametnikud ei vasta kõnedele ja ei ole üldse mõtet pöörduda neile ka kirja teel. Kas see vastab tõele, lugupeetud linnapea, ja millised seadused ja regulatsioonid üldse nagu kehtivad üldse selle ametnike töö kohta? No, kui inimesed niimoodi kirjutavad ju, siis ta vastab tõele, aga ma tahaks öelda, et ametnik on selline inimene, kes ei istu 8 tundi laua taga. Ametnikul on komisjonid, ametnikul on väljasõidud, tal on teisi toimingud, mis tal ei võimalda 8 tundi istuda telefoni otsas. Ma toon näide. Mulle ka kaevati üks linna kodanik kaevas, et ta ei saa nädal aega kätte ühte ametnikke. Selgus, et väga lihtne, ametnik on sellel ajal puhkusel ja siis tuleb lihtsalt teha lahti jälle linna kodulehe, vaadata, kes teda asendab või helistada siis linna üldtelefoni numbrile 60 67 102 ja uurida välja, et miks just see ametnik praegu ei vasta. Et kindlasti meil saab informatsiooni alati, aga ma märgiks, et kõige parem informatsioon on siis, kui kodanik saadab kas siis paberikandjal avalduse või läbi meie meilide, et see saabuks ametnikule kätte ja seaduse järgi ta peab 30 päeva jooksul saama vastuse ja nüüd me rakendame ka uue sellise meetme, et iga avaldus, mis tuleb sisse meili peale, siis see kodanik saab automaat vastaja, kus märgitakse ära, et tema kiri on saadud ja tema probleem lahendatakse selliseks kuupäevaks. Et just selline rakendus on praegu käimas ja väga varsti inimesed hakkavad sellist kirja saama. Ja pööraks veel tähelepanu, et kirjad, mis tulevad telefoni kaudu või sõnumid ja kirjad, mis tulevad läbi Facebooki, me loomulikult ka neid arvestame ja vaatame neid, aga nad ikkagi ei kanna sellist seaduslikku iseloomu ja parem, kui ikkagi inimene kirjutab meil täitsa ametliku avalduse. Kas on nii, et kõik sisse tulnud kirjad registreeritakse meie süsteemis ja nad jätavad elektroonilisele jälje ja meil on kohustus sellele ka vastata? Absoluutselt. Kui see on teabenõue, siis 5 päeva ja kui ta on tavaline küsimus, siis kuni 30 päeva jooksul.
No nii, tore, et me siis jõudsime viimase küsimuseni. Artur saatis meile järgmise küsimuse. Eelmisel aastal käivitus Maardus vahva idee konkurss, kuhu saime esitada oma ideid ning saada toetus paremale. Eelmisel aastal võitis konkurssi laste mängu ja spordiväljaku idee ja see saigi ehitatud Veeru tänavale. Tahan küsida, kas tegemist oli ühekordse konkursiga või see aasta tuleb sama asi? Kõigepealt ma tahaks tänada linna elanikke, kes väga aktiivselt osaliselt selles konkursis eelmine aasta. Ja tänu siis meie elanike ideedele meil on praegu tõesti suurepärane suur laste mänguväljak Põhjakvartalis. Aga tahaks märkida, et me teeme ka teisi töid, mis olid selles konkursis märgitud, näiteks kas või see ideede esitus, kus nad tegid, kus lapsevankrid tegid omal sellise linnas paraadi ja ka teised sellised ettepanekud, näiteks spordistaadion on meie gümnaasiumis, see on ka inimeste poolt tulnud ja loomulikult ka me sellel aastal avaldame selle konkurssi ja ma loen ette, et mul segamini läheks igaks juhuks, et 22. jaanuaril siis avatakse see konkurss, lõpeb see 19. veebruaril ja hääletamine hakkab käima siis 1. kuni 18. märtsini. Milliseid ideid tohib esitada konkursile? Eks ta peab ikka olema midagi, mis on seotud linnamaastikuga kindlasti. No ma ei hakka praegu ette lugema, aga kõik ettepanekud on tere tulnud ja millised need tulevad, siis muidugi otsustavad inimesed. No ma võin öelda, millised eelmine aasta tulid, näiteks koeraväljak ja staadion, laste mänguväljakud, need olid enamus, mis need tulid ja jälle märgin, et oli vist üks. Ja, oli küll. Ja märgin ära veel ka näiteks koeraväljak sai teise koha eelmine aasta ja me renoveerisime praegu olemasoleva koeraväljaku ja kavatseme seda teha ka edaspidi. Nii et kõik ideed on tere tulnud, aga tingimused seal tuleb, et see summa ei tohiks ületada 30 000 euri ja paluks siis mitte esitada mingisugused väga sellised lossid ja kõik, mis ulatab kõvasti seda 30 000, et olge selles piires ikkagi. Ja, sellisel positiivsel noodil me lõpetame tänase vestluse. Ootame pikki silmi, kuna konkurss avaneb. Olete kõik väga-väga oodatud esitama oma toredad ideid ja ettepanekuid. Samuti ka küsimusi, lihtsaid küsimusi, aga mitte väga lihtsaid, et me oleme alati avatud nendele küsimustele ka vastama. Ja kõik oma küsimused saab saata e-maili teil linnavalitsus@maardu.ee või siis helistada telefonil 60 60 723. Ma lõpuks veel kiidaks meie elanikke, kes on väga aktiivsed, kes töötavad nii sotsiaalvõrgustikus, kui ka esitavad suusõnalised ettepanekud, kes aktiivselt töötavad. Tahaksin märkida ka mõlemad Muuga seltsi, meie ühiskondliku organisatsiooni Kallavere piirkonnas, need on siis nii pensionärid kui noorteühendused, kes viimane aeg hakkavad väga aktiivselt meiega koostööd tegema ja ma näen, et see koostöö hakkab andma juba tulemusi. Väga kiidaks meie elanikke, aitäh teile. Suur tänu teile järgmise korrani.